Tere tulemast PointOS-sse. Mina olen Anton Lember ja olen jälle siin laua taga, sellepärast et kevadel sulab väga palju uusi kaameraid lume alt välja. Nüüd on meieni jõudnud Canoni PowerShot G1X, kõige uuem tegelane siis G-seeriast. Ja numbrite järgi oleks võinud arvata, et järgmine G-seeriast on G13, aga nüüd tuli G1X, sellepärast et ta ei ole päris samasugune nagu kogu senine G-seeria on olnud. Vaatame, mis tal uut huvitavat on. Ajal, mil peegelkaamera ja kompaktkaamera kontseptsioonid on suht paika loksunud ja põhiline kaamerate leiutamine käib hübriidkaamerate ümber, siis see nupp, mis siin on ja see liigutus, mis siin just tegin, on petlik. See ei ole hübriidkaamera, objektiiv tal vahetatav ei ole. Aga temal on sees sensor, mis on peaaegu sama suur kui peegelkaameratel. Ta on ainult karva võrra kitsam, või tähendab madalam, ja nii palju kitsam, et anda tal 3/4 külgedes suhe. Sellepärast on tal ka niivõrd suur objektiiv siin ees, millel on zoomi 4 korda, algab 28 mm ekvivalendi lainurgast ja taga on tal pööratav ekraan üpriski hea resolutsiooniga. Kaamera ise on suure sensori ja suure objektiivi tõttu ka üsna kobakas. Käes istub mugavalt, kõrge käepide on tal, pöidla pool on ka selline kummist ala ja see videopäästik annab päris head tuge niimoodi, et käes istub ta väga mugavalt. Koostöö kvaliteet tundub tal kõva, tuletab meelde vanu häid rangefinder tüüpi metallist kaameraid, eks ta ise on ka tegelikult metallist. Ja nuppude valik on tal sarnane G-seeriaga. Siin peal on põhiliselt funktsioonivalikud sellise mõnusalt tugeva käiguga nupuga. Siin on olemas ka HDR sellise leidliku ikooni all ja videorežiim. Ja see ratas, mis siin all on, see on särikompensatsioon rattu kujul. 1/3 sammuga pluss-miinus 3 astet saab siis särikompensatsiooni siit rattast keerata. Peal on siin veel välguking ja väikene üleshüppav välk. Siin taga on ka optiline pildiotsija olemas, millel on dioptri korrektuur ja mis zoomib koos objektiiviga kaasa. Ja nagu nendel väikestel pildiotsijatel kombeks on see objektiiv ka pildinurgast näha laiemas vaatenurgas. Nii, mis siin veel huvitavat on? Üks hea asi, mis tal on 2 valikuratast. Tal on valikuratas olemas nii ees, kui siis ka see ratas siin taga kehtib valikute tegemiseks. Kui ma panen ta nüüd manuaalrežiimi, siis siit saab muuta ava. Sihin ta kuskile, siis ta näitab ka säri muutumist ekraani peal. Ja siit eest ratast saab muuta säri aega. Siin kõrval on näha ka ISO muutumise skaala automaatskaalal. Tähendab särituse muutmine vastavalt sellele. Ja ISO saab ka muuta. ISO ulatub temal siis kuni 12800 ja kuna tal on nii suur sensor, võrdlemisi väheste pikslitega, piksleid tal oli 14,3, siis ta teeb ka väga korraliku pilti isegi selle. Muidugi müra on siis näha, aga pilt on üpriski arusaadava kvaliteediga. Funktsioonidest siit display nupu alt tuleb tal välja selline digitaalne lood. See aga intuitiivselt pilti näitab ja siis ka live histogramm on olemas. Üks funktsioon, mis tal on omaselt G-seeriale, on siin peidus, on sisse ehitatud ende filter, mis tõstab ka reaalselt füüsilise klaasitüki objektiivis sinna vahele. Nii. Ja siin on siis olemas ka dünaamilise ulatuse korrigeerimine, kaitsmaks heledaid alasid. Nupuna on tal välja toodud siia ka säri ala valik. Nii, mida uut huvitavat me siit veel leida võime. Üldiselt on ta Canoni inimestele väga tuttava menüü ülesehitusega. Jalgratast just leiutama pole hakatud. Siin on säri lukustuse nupp olemas. Vaatame, mis tal veel on. Siin külje peal on tal üks luuk, mis on tugev, plastist, vedruga.
siin on HDMI pesa ja USB pesa ja pesa ka puldi jaoks. Panen ta kinni. Põhja alt vaatab vastu metallist statiivikeere. Üpriski mahukas aku, 920 mAh ja mälukaaripesa. Canoni PowerShot G1X, uus peaaegu peegelkaamera sensoriga kompaktkaamera. Selle näidismudeli anname üsna peagi Toomas Hiilile, kes kirjutab Digitesti veebelehele põhjaliku ülevaade koos näiteks piltidega sellest kaamerast. Fotopointi poelettidele jõuab ta lähima paari nädala jooksul, nii et jääge ootele.